ei teagi, need on nii tähtis varandus. Jaa, aga võib võtta. Need on nagu beebid. Jaa, tere. Tšau. Tere. Mina olen Karit. Anni. Väga meeldiv. No nii, see on teine unistus, mida me aastal 2025 täidame ja Anni on siis kitarriõpetaja ja Karit on see inimene, kes tõestab, et maailm on üks maagiline paik ja unistused täituvad. Nimelt, ma saan seda rääkida, ma käisin Maria enesearengu laagris. Seal laagris oli koha peal 50–60 inimest. Ja Maria siis kõikidele laagri inimestele ka ütles, et kirjutage üles oma unistused ja siis inimesed, kes soovivad teiste unistusi täita. Ja no, sa ei saa minuga vaielda. Ole sa teadlane, usu sa taevast, maagiat, muinasjuttu või matemaatikat, kõikide unistused võivad täituda. Siin on ehe näide sellest, et selles saalis oli 2 korvi, kus oli ühe inimese unistus õppida kitarri mängima ja teise inimese soov aidata kellelgi täita selline unistus. Nii et ma annan siit, see tundub ju uskumatu. Tõesti, kuidas nii kiiresti unistused täide lähevad, on tõesti uskumatu. Et kirjutad üles, 2 päeva hiljem tuleb sinu ellu siis kitarriõpetaja ja nüüd ma saangi siis oma unistuse täide viia. Alustada vähemalt, et mängida professionaalselt siis tulevikus. Ja no vähe sellest, minu arust see, mis sa enne rääkisid just, et sa panid enne laagrit kirja, et on vaja osta kitarri. Isegi ammu enne seda, kui sa panid, et sa tahaks õppida kitarri sinna meie unistuste korvi, on ju. Sa panid lihtsalt kirja, ostan kitarri, proovin ise natukene. Ja siis ime juhtus, lihtsalt juhtus. Mina ka imestan kõige rohkem seda, et kuidas nii kiiresti lihtsalt paned taotluse, eesmärgi, inimesed saavad kokku, juhtus, õnnestus. Ja mina tundsin ka seal laagris, et minu unistus juba täitus. Mina viskasin ka välja selle, et ma tahan laulu salvestada ja ei kuskilt tulid inimesed, teeme ära. Ja ma tundsin, et nüüd on see hetk, kus mina pean vastu andma ja ma hea meelega õpetan midagi, mida mina juba oskan. Tõestuseks veel see, millest me oleme Mariaga päris palju rääkinud, et see minu unistus võib olla Maria garaažis, et siin olid küll 2 inimest ühes ja selles samas saalis ühel nädalavahetusel. Ja kui me ei räägi sellest, millest me unistame, siis ju keegi ei tea, et kui te poleks ju kirja pannud mõlemad, üks sooviga aidata ja teine siis oma unistust, et keegi aitaks täita, poleks see ju juhtunud. Et kui tähtis on kõikidele inimestele siin meelde tuletada, et me peame rääkima nendest asjadest, mida me päriselt tahame, millest me päriselt unistame. Nii et ma pidulikult annan siis kitarriõpetaja kaasa toodud teise kitarri Karitile ja millal saab esimest lugu, ma tahaks küsida, millal saab esimest lugu esitada üks kas algaja? Jaa, algaja. Kui kaua läheb algajal aega, et suuta midagi juba esitada? No see oleneb, mida sa soovid. Kas sa soovid lihtsalt laulu, saataks midagi mängida või päris kohe sõrmitseda, mis on sinu soov? No hetkel alustaks selle saatmisega. No siis ma arvan, et ei lähe kaua aega. Siin võib olla mõni päev. Ja sellega tegelikult saab kiiresti. Super! Hakkame pihta siis. Ma olen valmis. Hakkame pihta. Mulle väga meeldis meie unistuse täitja mõtteviis seekord, et sinu unistust on juba aidatud täita. Kui sina saaksid öelda kõikidele inimestele, kes satuvad seda vaatama, miks peaks inimene täitma teiste inimeste unistusi ja miks selle peaks edasi andmast? Võib-olla Karit saab siin ühe vastutuse endale, et ta peab olema siis järgmine, kes järgmise inimese unistust täidab. Mis tunne see sinu sees on, mis pani ütlema, mina tahan nüüd edasi anda? Vaat see tunne, et teine inimene leiab sinu jaoks selle aja ja ta tuleb ja teeb selle ära sinu jaoks. See tekitab nii sellise hoitud ja armastatud tunde, et minu unistus on kellegi jaoks oluline. Ja ma saan aru, et seda tunnet, mida mina tundsin, tahan mina edasi anda teistele. Just see tunne, et koos on palju lihtsam teha. Aitäh, nii ilus. Aitäh täiega.